Teile tuli 10. kord juba võit, et vist väga suurt üllatust ei olnud. Jah, ma valetaks, kui ma ütleks, et vau, kas tõesti mina. Et ei üllatust ei olnud, aga ma olen seda öelnud varemgi, et ega ma, kuigi see on juba 10, ei tähenda seda, et ma siia jalutan nüüd iga kord sisse siukse näoga, et ma tulen nüüd selle auhinna järele. Ega iial ei tea. Jah. Sellele eelneb ikkagi raske töö. Sellele on eelnenud aastakümnete pikkune töö, jah. Milles teie fenomen peitub? Muidugi ise on raske ka kommenteerida. Jah, muidugi on küsitud, et mis ja kuidas, aga siin on, tegelikult on nii iga raadiosaade kui telesaade koosneb tegelikult tohutult suurest hulgast pisikestest detailidest, mida ei kuulaja ega vaataja kunagi aru ei saagi. Aga kui lihtsamalt öeldes, siis oluline on olla Raiaudiotis sina ise ja mitte esineda. Kui suur eeltöö üldse ühele saatele eelneb? Ei mingit. Lihtsalt lähete Olen kohale? professionaal, kõik sünnib koha peal. Ei, väga suurt mingit eeltööd ei toimu, sest meil ei ole ju tegelikult mingi ajakirjanduslik saade. Ma ei saa ennast võrrelda mingi, ma ei tea, pealtnägijaga. Et seal töötavad ajakirjanikud, meie ei ole ajakirjanikud, me oleme saatejuhid. Me oleme meelelahutajad, nagu see auhindki ütleb. Et selles mõttes meil jah mingit sellist tõsist tööd, eeltööd ei käi. Loomulikult me midagi ikka teeme, aga see ei ole võrreldav näiteks mingisuguse ajakirjandusliku saatega. Kas hoidsite täna kellelegi püüalt ka? Ma ei tea, selles mõttes natukene on kurb, et ma ei saanud teada, kumb on esimene, kumb on teine. Ma lootsin, et Märks teeks Roosilehel ära, aga ma ei teagi, kas ta tegi või teinud. Olgu, aitäh teile ja ilusat ärkamist hommikul kell 5. Ja ma peangi magama kohe, jah. Olgu. Aitäh.